Top rahvas, siin on Team Crafters, mina olen Joosep ning täna ma viin teid FIFA 16 maailma ja nagu näha on suht näkane seis mul FIFAs, mul on 44 võitu, mul on 44 kaotust, ma olen Division 6, ma olen täiesti alla käinud FIFAs, ma võin öelda, nagu võib-olla oli asi, ma ei tea, selles, et midagi on muutunud FIFA 16, nagu see dribling on nii perse keeratud mu meelest, sul ei anna dribladasi mängus lihtsalt ja üldse kaitsmine on vahepeal täiesti võimatu, sest vastased saavad läbi lihtsalt ning tiim on mul siuke, et seda annab muidugi paremaks teha, mul annab panna siin erinevad mängid sisse, kes mul on pandud pingile praegu puhkama, sest ma pean hullult mängima siin nende fitnessi asjadega. Aga rääkides eelmisest teemast, siis kes veel minuga nõustub on näiteks Matt HD Gamer, et tema ütleb ka, et FIFA 16 peab või FIFA 17, mis nüüd tuleb, et see peab kindlalt parandama oma dribbling süsteeme, sest see on vahepeal tõesti nii võimatu, ma ise ka täpselt ei saa aru lihtsalt, kuidas ma pean mööda minema või mismoodi ma mööda mängin ja söödud on ka nagu kõige hullemad siin mängus, et sa nagu üritad anda, aga ta ei anna sulle kohale. Ja kui sa tahad anda through balli näiteks on ja, siis ta annab sulle selle mingi 30 jardi ettepoole lihtsalt. See tundub kuidagi nii ebaloogiline minu jaoks ja ma ei saa niimoodi lihtsalt konkreetselt nagu mängitud ja võib-olla sellepärast ongi see, miks mul on FIFA 16 mitte nii palju meeldinud ja miks ma seda pole nii palju mänginud kui eelnevaid FIFAsid, näiteks FIFA 15 ja 14. Et minu jaoks jääb ikkagi siiamaani kõige paremaks FIFAks FIFA 14. Sest selles andis nii hästi driblada, seal oli pallikontroll perfektne, ma nautisin igat mängu, mida ma mängisin, sest väravad, mis ma lõin, olid nii ilusad, ma sain kaugelt pommitada, kõik oli nii perfektne. Aga nüüd rahvas, asume FIFA 16 kallale, üritame nii palju raha kokku saada, et me saaks vähemalt foot draftigi teha, et me saaks ühe foot drafti teile tuua, teieni tuua. Nii ja vastane leitud, ühesõnaga keegi FC Witcher, vaatame tema tiimi üle, tema squadi. Opa, ka Bundesliga squadi peale mindud, aga vaatame, kuidas me mängime ja davai. Ja Hernandez saab ilusti läbi ja siis lihtsalt kurask, ei juhtu seda head finishit. Et nagu paneb imestama, kuidas vastastel on nii hästi kõik dribbling selge ja siis nagu, või nagu tundub ja siis kui sinul on nagu aeg teha midagi, siis ei saa hakkama. No okei, praegu on erand. Ai mööda! Schmidebach! Ai, hea! Miks sa puutusid? Täiesti... Ma vihkan neid ka FIFA 16 nagu üldse FIFAdes, et mingi lampi lähevad puutuma palli, kui võiksid auti lasta, et corner nagu tuleks. Kurat, Thiagoga on nii hea driblada lihtsalt. Ui! Ma ei tea, kas tõesti asi on minus, et ma ei suuda enam markeerida FIFAs või... Miks ta söötu andis praegu? Ma vajutin nuppugi. Oh my god, nüüd. Ja 82 Hernandez, ma pole temaga üldse skoorinud siin mängus lihtsalt nagu... Mis toimub? Ma ei saa aru ja jällegi ma ei skoorinud. Ohopa, tiimiskoll! Vaat see oli rets praegu. Lataki. Kaameramees filmib vasak. Ei filmigi. Paremalt tähendab. See oli ikka rets koll praegu, rahvas. Thiago lihtsalt teeb kaitsest, ma ei tea, mis asja. Pumm ja otsõr. Hea töö Thiago on ikka hea mängi mul siin. Hea sain, hea dribbling, hea passing, kõik on nagu tiim. See oli jõhker long praegu. Ma tahan uuesti näha seda. Opadi, kena finess oli, see läks ristakasse läinud siin üles või niimoodi, ops, ilusti tõrju värava, kuradi, ma ei tea, kas tal on Neuer väravas või, vist mitte. No, viga! See oli retsilt sisse täkeldatud praegu. Ei ole nii, no. No mida? Ja saad aru, siukste asjadega nad tulevad läbi ja löövad ära lihtsalt. Ma ei saa aru sellest mängust lihtsalt. On ära see koll. Jaa, tõrje. Mkhitaryan. Oi hea sööt, Hernandez. Ops, tegi ühe ära. Ops, Sürlik. No ja Sürlik kaotab palli lihtsalt, mingi nõme dribling jälle. Ei saa driblatud lihtsalt. Oh, post! Löö!
Pennu, ei, mis asja? Oli jalaga mul peal, kuule see kollast kaarti väärti. Šmideba, koll! Ja lähme kaamera juurde. Love you fans. Šürlik! Šürlik! Ui, rikošet. Šürle! Kurat. Ops, mis sööt. Hernandez. Thiago, koll! Kui hea. Kui hea. Suured kandid ette kohe. Kapp. Benaglio. Ei. Oh shit, mida, kuidas? Ja seletage mul nüüd seda. Palun seletage mul seda väravat. Kuidas sai Müller 3 kaitsja vahelt niimoodi läbi? Okei, ta ei näitanud, aga seletage mul seda lihtsalt nagu how. Hernandez latt ja ta ei lõpeta, ta ei finiši mitte ühtegi asja ära, mida ma taga teen lihtsalt. Ja ta teeb nii... Ja ta tõmbas viiki tagasi, see ei ole võimalik. Ei no nagu mis toimub? Nüüd kui 4 ka tuleb, siis ma annan alla. Ma ei tee sellest mängust enam mitte kunagi videoid lihtsalt. Ei ole nii, see ei ole nii. Ma olen täiesti sõnatu. Sellepärast ma vihkangi FIFA 16, vaat siuksed asjad juhtuvad. Ja panite te tähele, ma terve esimese kuni mingi teise pooleni juhtisin 3-1 ja ma täiesti nagu, või noh, mis 3-1, ma järjest lammutasin nii. Ja nüüd, mis nüüd on juhtunud? Nüüd on järsku lampi heaks muutunud. Nagu see on FIFA 16 loogika minu meelest, et alati teisel poolajal vastane lööb kõik tagasi. Mina olen esimesel ja siis tema lööb teisel. Ja ta pole vahetusi ka teinud. Ma usun, et asi vahetustes on nagu. Ja Hernandez järjekordselt eksib. Järjekordselt. Kurdi kusi. No ei, nüüd on perses. Ma olen järjekordselt kaotanud. Ja ma arvasin siin, et ma võidan ja et kõik on timm ja et ma haigelt panen driblingud siin ja aga see vend tuleb lampi Mülleriga, teeb 2 liigutust ja sees. Ja kaotus, läinud jah. Ei, norm, äge mäng, väga äge. Vaatame statse ka siis, et mida me siit saame õppida saame seda, et 18 lööki, davai siis, ma täiesti usun seda. Ma ei tea, ma lihtsalt ei tea, ma annan alla selle mänguga põhimõtteliselt, lihtsalt ma kolin mingi FIFA 14 üle või midagi. Aga see mäng on kalts, see on konkreetne kalts lihtsalt. Olge tulid rahvas, vaarge meie videod, davai, nägemist.